tere armsad teekaaslased, minu nimi Stella Shakti, tere tulemast minu kanalile, mul on väga hea meel teile neid sõnumeid tuua. Ja ma olen nii tänulik kõigile, kes te olete mu kanali jälgijad, kes te olete kommenteerinud ja saatnud annetusi ja tulnud mu kanali VIP-liikmeks. Südamest suur aitäh teile. See tähendab minu jaoks väga-väga palju. Et ma tunnen, et selline ilus valguse pere, mis meil on, et me saame üksteist toetada ja jõustada, see on lihtsalt niivõrd tore selles praeguses ajastus. Et kui me mõtleme näiteks 30 aastat tagasi, kus meil ei olnud isegi ju mobiiltelefone, eks ole, et need sellised ühendused läbi videosilla on minu jaoks ka väga maagilised olnud tuua teieni, nii et suur aitäh teile, kes te olete minu tegevust toetanud, et ma saan neid kogemusi meile pakkuda. Ja täna tuleb selline teema, algallikas andis mulle korralduse, et tuleb tervendusinglite sõnumid tuua ja ma tuletan siis meelde, et inglid ei ole meist eraldi olevad. Inglid on meie enda kõrgema mina osised, nii et kui me pöördume inglite poole, siis me tegelikult pöördume enda kõrgema tarkuse, enda kõrgema mina osiste poole, et me oleme kogu aeg kõikide inglitega ühenduses, aga nad saavad täies mahus tulla appi siis, kui me neid palume. Ja kes soovib enda ja inglitega koostööd võimendada, siis selline inglipäevikukene koos meditatsiooniga on ootamas raamatupoodides üle Eesti. Siin on siis 21 erinevat energiat, millega me saame õppida koostööd tegema ja täna tuli siis juhatus tervendusinglitega suhelda. Tervendusinglid aitavad sulgeda lekke pragusid energiaväljas, suunata fookuse soovitud tulemusele, leida lahendusi ja tuua vajalikku teavet, tasakaalustada ja maandada, suunata õigel ajal õigesse kohta, tugevdada keha, hinge ja meele omavahelist koostööd, märgata õigeid märke, luua korrastatum päevakava, väljendada enda tõde rahulikult, tuua stabiilsust ja harmooniat. Ja ma loeksin siis ka selle taotluspalve meie kõikide eest, et kallid kuulajad, vaatajad, kes iganes ja mis iganes teemal tervendust vajavad, on see siis südame tasandil, hingega koostöös, on see siis vajalik mentaaltasandil, et mõtteid korrastada ja tervendada meie mõttemaailma, uskumuse süsteeme, või on tarvis füüsilist tervendust. Ma palun, et kõik, kes seda videot näevad ja kogevad, kallis algallikas, kallid inglid, palun aidake neid inimesi, et nad saaksid leida kõige kiirema, kõige kergema, kõige südamlikuma tee täieliku tervisesse, terviklikkusesse ja enda sisemisse tugevusse. Kallid tervendusinglid, aitäh, et te suunate meid astuma õigeid samme, et kõikide kuulajate, vaatajate elu saaks olla harmooniline ja rõõmus. Aitäh, et te näitate meile, mida me vajame, et ennast parimal moel aidata ja tervendada, kui vaja. Aitäh, et me usaldame enda sisejuhatust ja intuitsiooni. Aitäh, et te toote meie teele täpselt need õiged õpetajad, teejuhid, saatusekaaslased, kellega koosloomises saame ennast taas kogeda tugeva, terve, kiirgava ja õnnelikuna. Aitäh, et te olete meiega alati ja me võime end tunda jumalikult hoitult, turvaliselt, kantult ja säravana. Aitäh, et te aitate meil vabaneda ebakõlalisest ja hoida keskendumist soovitud tulemustel. Aitäh, et me saame kogeda täiuslikku tervist, terviklikkust ja tasakaalus elamist. Siin inglipäevikustis te saate ise ka värvida neid mandalaid, et mõned mandalad mul on siin juba värvitud, mõned mitte. Ja siis ka soovitused, kuidas inglitega koostööd teha, siis saate ise täita siit neid lehekülgi, et inglitele sõnumeid anda, mis teemast te abi vajate ja missugust tulemust te soovite. Ja mul on kanaldatud siin ka siis sõnum, mida ma tervendusinglitelt palusin, see oli siis
15. jaanuaril ma täitsin selle ja tuli sõnum tervendusinglitelt. Kallis Stella, keskendu enda südameteele, tee, mida armastad ja tead, kõik on lahenenud. Aitäh, et kõik läheb kõige kõrgema plaani kohaselt. Ja mida ma siis sellel päeval õppisin, kui ma seda inglipäevikut täitsin, on siis spetsiaalsed taotlused, et inglitega koostööd teha, oli see, mida ma hakkangi teiega nüüd praegu siin jagama. Ja saad valida 3 lugemise vahele, võid valida siis kas kaardi lugemise number 1, 2 või 3. Palun tea, et see kaardi lugemine ei asenda tavameditsiini. Kui sul on tarvis abi, pöördu abi saamiseks ka vastavasse kohta, kus selles teemas osatakse sind aidata, usalda enda intuitsiooni ka, et see kaardi lugemine on sulle toetuseks, aga mitte sinu enda sisetunde asendamiseks. Et sul on vaja ikkagi alati usaldada enda sisetunnet ja enda parimast äratundmisest ja tervemõistuslikkusest lähtudes ennast aidata, nii et ma loodan, et ma saan sind sinu teekonnal aidata ja kindlasti tulevad sulle appi ka tervendusinglid, kes sind aitavad suunata, kui sul on seda tarvis. Et siis 3 kaardi lugemist ja need on siis erinevate teema asetustega või rõhuga, need võivad küll mõnes mõttes kattuda, gruppide lugemised, aga põhiline siis suunitlus on järgmine, et esimene lugemine on siis seotud südameteemadega ja oma hingega kooskõlas elamisega, et kui sa tunned, et sa ei ole päris õnnelik oma elu elades, et see ei ole väga vaimustav, mis elu sa elad, vaid on pigem selline lihtsalt äraelamine ja võib-olla ei ole su partnerlussuhtes sellist minekut, nagu sa oleksid seda soovinud. Ja sa tunned, et selline vaimustus elust on kuidagi kas tuhmunud või ei ole sellises täies õitsengus, siis esimene lugemine on sulle. Number 2 kaardipakk on siis meeletasand. Kõik, mis puudutab meie uskumusi, mõtteid, võib-olla on väga palju negatiivseid mõtteid, ärevust, ülemõtlemist, sellist energia kulutamist, kas minevikule või tulevikule mõeldes mitte kõige helgemates toonides, siis see teine lugemine on sulle. Ja 3. lugemine on siis füüsilisele tervenemisele pühendunud, aga on väga kasulik teada seda, et kõik füüsilised tervenemised algavad peale tegelikult meie peentasandist, esiteks siis südametasandist, teiseks siis mõtete korrastatusest, et me oleksime ikkagi suutelised keskenduma sellele edu võimalikkusele, mis ka füüsilises reaalsuses saab avalduda. Nii et ma soovitaksin tegelikult kuulata kõiki, kui sul on füüsilise tervenemise temaatika, aga usalda enda intuitsioon ja võid kuulata ka ühel päeval ühte, teisel päeval teist, mingil muul hetkel 3. Usalda, et täpselt nii, nagu su sisetunne juhatab, nii ongi kõige õigem. Aga lähemegi siis kohe esimese kaardi lugemise juurde. Vaatame, mida tervendusinglid tahavad meile teada anda. Ta on siin teised kaardipakid ka ligi ja lähemegi kohe teele. Igasugune huvi tundmine enda elu edendamise vastu on tegelikult juba väga tervendav, nii et sina, kallis, kes sa valisid selle esimese kaardipaki, et tulla suuremasse terviklikkusesse enda südamega kooskõlla on väga küps samm, nii et ma väga õnnitlen sind. Väga paljud inimesed ei ole veel üldse teadlikudki, et südamega kooskõlas elamine kuidagi vajalik peaks olema. Et see, et sa oled selle otsuse teinud, et sa soovid oma südame ja hinge kooskõla väestada, võimendada, näitab tegelikult sinu suurt küpsust ja see, mis on sinu põhiline võti oma terviklikkusesse jõudmise temaatika juures, on ilu. Ilu
nägemine iseendas, enda tugevuste nägemine, ilu ja tugevuste nägemine teistes inimestes, ilu loomine läbi oma mõtte, läbi oma tegude, läbi oma otsuste, läbi oma valikute ja sisemine ilu eelkõige, sest kui me jääme taga ajama ainult välist, siis eks sa ilmselt juba tead seda, aga lihtsalt tuletan meelde, et väline ilu ilma sisemise iluta ei ole tegelikult ilus, on nagu selline ilus punane õun, aga seest kõik ussitab, siis sellist kogemust endasse justkui ankurdades või lubades me tegelikult kaotamegi oma hingega kontakti. Et siin võivad olla olnud põhjuseks mis iganes, kas traumad, pettumused, leinakogemus, mis iganes on pannud südant sulgema, on siis meie ilu nägemise võimet varjutanud, aga tulla tagasi südame avatusse on väga hea teha spetsiaalset südame avamise meditatsiooni, mida te mu koduleheküljelt leiate. Ja kui seda mu koduleheküljel ei ole parasjagu, siis te võite mulle kirjutada inspiratsioonikool@gmail.com ja ma võin teile saata selle meditatsiooni lingi kuulamiseks. Et ilu päästab mitte ainult maailma, vaid ilu päästab sinu maailma. Ja ilu on jumalikkuse tunnuseks. Ja ilu, mis on ühenduses tõega, on edasiviiv. Ei ole vaja lihtsalt öelda ilusaid sõnu, kui me tegelikult ei tunne, vaid kõige olulisem on siis selle juures, et me tunnetame päriselt ehedalt, tunnetame, et me oleme oma algolemuses puhas ilu ise. Me oleme ilu väljendus, me oleme siin, et tuua ilu, me oleme siin, et kiirata enda ilu, et me oleme siin, et särada. Me oleme siin, et õitseda. Ja mitte ainult siis osad välja valitud, vaid kõik inimesed on kutsutud olema enda ilus, enda väes, enda säras. Ja kui see on kuidagiviisi tuhmunud, siis tasuks vaadata, mis traumad siin võivad olla allhoovuses, mis ei ole lasknud siis enam südamel niivõrd väekalt kiirata, et me tunneksime end ja maailma ilusana. Et üks kõige suuremaid rööleid on kahtlemine. Ja kahtlemised võivad tulla sellest, et me oleme harjunud ennast võrdlema või et me oleme harjunud ennast maha tegema ja selle kõige all võib olla siis selline lapsepõlves saadud emahaav, kas siis ema või keegi hooldajatest või siis ka noorpõlves sündinud kogemus, kus meid on pidevalt kritiseeritud, halvustatud, meile pahaks pandud seda, kui me oleme liiga õnnelikud või liiga säravad või liiga meie ise. Et siis on võimalik, et on tekkinud harjumus võtta vastutust teiste tunnete eest ja selleks, et mitte teisi ärritada enda säramise ja enda elus olemisega ja enda elulisusega, ütleksin niimoodi. Me oleme harjunud ennast nagu sellisesse nagu tuld maha keerama, et mis ma siis ikka säran, kui teised on nii õnnetud ja teised on nii kurvad või teistel ei ole aega või see ärritab neid, kui ma siin rõõmustan. Et selline enda tule maha keeramine võib olla väga valus kogemus hingena kogeda, aga see ei pea olema meie lõpppeatus. Et võib-olla oli kunagi see selline ellujäämisstrateegia, kus meid treeniti ennast vähendama, aga nüüd see kutsub meid siis just nimelt sellesse samasse tervendusprotsessi, kus sa ennast võib-olla oled avastanud. Ja tervenemine algab peale sellest, et vaadata, aga mis on tõde. Ma ei pea olema teiste moodi, ma ei pea olema kellelegi meele järele. Minu jaoks on oluline see, et ma naudin ise ennast ja oma elu, oma keha, oma võimalusi, oma südame valgust, enda tõde. Ja niipea, kui me tuleme kontakti enda tõega, siis kahtlemine kaob. Sest et kahtlemine on tunnus selle kohta, et me oleme südamest kaugemale läinud.
selleks, et tulla oma südamega kontakti, on vaja sellest uhkusest üle saada. Ja uhkus on öelnud seda, et teised ei väärtustanud mind, siis ma ei kavatsegi neile rohkem midagi head pakkuda või et nad tahavadki, ma olen selline, no ma siis olengi selline, et see on kõik ego, see on kõik uhkus. Ja sellest uhkusest ülesaamiseks on väga hea luua selline sisemise fööniksi tõusmise protsess. Kas või kirjutada enda jaoks üles, mis on see vana mina, need samastumised, need rollid, mida ma endale võtsin, mis on need protsessid, millega ma kaasa läksin, mida ma tegelikult tunnen, et ei ole minuga kooskõlalised. Väga paljude jaoks võib-olla on siin ka kooli ajal nii-öelda nagu sunnitud kohustuslikud protsessid, mis on võib-olla tekitanud sellise enesevarjutamise harjumuse, sest et koolis näiteks sa ei saanud väljendada enda fantaasiat, enda loomingulisust, pidid muudkui tuupima ja olema teiste moodi ja olema saavutamises ja võistluses oma hinnete või tulemustega. Et siis siin on vaja arendada välja enda oskust tulla värsketesse mõtetesse enda kohta. Mitte see, et nii nagu on olnud, nii jääbki, vaid see, et ma võin vaadata enda elu täiesti uue pilguga. Ma võin vaadata seda, et ükskõik mis on olnud, ma ei pea jääma sellesse mustrisse. Ma ei pea jääma nendesse rollidesse, nendesse samastumistesse, nende arvamuste või mingisuguste kogemustega. Et ma valin jääda avatuks ja siis vaadelda ka, kuhu ma nüüd soovin oma energiat suunata. Võimalik, et need on mingid ennast toetavad ja päästavad kogemused, mis meil aitavad siis enda energiaga rohkem kontakti saada. On see siis püha seksuaalsuse praktikad, on see reiki, on see mingisuguse loomingu loomine, mida me tegelikult luua tahame. Et kõik see, mis meid taas sütitab, toob taas sellise elavuse, kirkuse, värvid meie ellu tagasi, on see, mida meil palutakse teha. Et loomingulisus ei tähenda seda, et ma pean minema kohe näituse korraldama, vaid seda, et ma võin teha midagi, mida ma ise naudin, mille loomist ma naudin. Võib-olla ma naudin kokkamist, teen mingid head süüa, ma naudin joonistamist, ma näiteks maalin oma toa seina jaoks ühe kauni maali, panen endale maali seina peale, mis tähistab minu jaoks sisemist ilu ja sisemist harmooniat, mis võib-olla kunagi oli varjutatud, aga nüüd ma toon selle enda jaoks nähtavale. Ja ei ole vaja karta, et ükskõik kui pimedad kogemused meie elus on olnud või kui rasked kogemused meie elus praegu tundub, et on, see ei pea tähendama seda, et ma pean kaotama kontakti enda iluga, enda sisemise harmooniaga, vaid ma võin kõikidesse sündmustesse, kõikidesse kogemustesse siseneda täies naiselikkuses, täies harmoonias, rahus, pehmuses, võib-olla ka vahetevahel rohkem jõulisuses, et ma ei pea olema hirmul sellepärast, et äkki minu tõde on kole. Vastupidi, tõde on alati ilus. Väljendatud tõde on kõikide jaoks ilus. Tagasihoitud tõde võib just seda sisemist ussitamist hakata tekitama, millest me ennem rääkisime, et nagu ilusõunaga seest on selline paha maitse on suus, kui ma midagi mõtlen või ütlen, et siis on see kõik märk selle kohta, et on vaja hästi rahulikult vaadelda, kuidas ma saan hästi turvaliselt ja terviklikult ja rahulikult oma tõde väljendada. Et tõe väljendamine ei pea olema see, et ma lähen ja lajatan kõikidele tõe labidaga pähe, vaid see, et ma väljendan tõde esiteks enda jaoks ja vastavalt siis olukorrale, kus sa oled, et siis vaadelda võib-olla ka läbi mingite teraapiate või perekonstellatsiooni või rännakuteraapia, vaadata, kuidas ma saan need vanad traumakohad endast tuua sellisesse lahendatuse tundesse, et mina ei jää sinna mürgistesse mõtetesse ja mürgistesse otsustesse kinni, mida võib-olla
meeletasand on tahtnud siin nagu esitleda meile tõena. Et tõde on lõpuni tõde siis, kui see on ühenduses armastusega, enesearmastamisega. Ja enesearmastamist me saame kultiveerida, kasvatada ja endaga aus olemine toob meile unistuste täitumise päris kindlasti, sest et tõde on see, et me oleme kõik armastuse lapsed, me oleme valguse lapsed ja me kõik väärime armastust ja valgust ja rõõmu ja rahulolu. Ja me väärime seda, et meid väärtustatakse. Ja tõeline enesearmastus ei nõua, et teised seda meie suhtes teeksid, vaid tõeline armastus teeb seda enda suhtes ise. Et ma armastan ennast nii palju, et ükskõik mida teised teevad või ütlevad või mõtlevad, see ei lükka mind paigast ära. Ja selline vankumatu truuks jäämine enda armastamisele suure tõenäosusega, kui sa oled naine, toob su ellu ka väga armastava suhte, sest elu toob meile ikkagi peegelduseks seda, kuidas me iseendasse suhtume. Ja kui me oskame hoida enese väärikust, enese väärtustamist ja enesest hoolitsust, siis me tõmbame ka ligi partneri, kes oskab ka seda meie suhtes teha, kui me ennast ei väärtusta, ei oska ennast panna enda elus number 1, siis me saame sellise partneri, kes peegeldab meile seda kohta, mis ei tähenda ka seda, et see peaks olema võimatu koht. On täitsa võimalik, et ka suhtes olles on meil võimalik enda kvaliteedi latti tõstes õpetada ka teistele meisse uutmoodi suhtuma. Ja see, kui meie südame teel on olnud palju valusid ja palju pettumusi, näitab seda, et meil on olnud palju õppetunde. Ja kui me õpime nendest kogemustest õppima, mida ma selles kogemuses õppisin, siis järgmisesse kogemusse me ju ei lähe enam selle vana teadmatusega, vaid me lähme ennast väestavalt ja julgustavalt ja usaldades. Et on kvaliteet alla, mille ma ei lepi ja tänu sellele ei saa ka siis selline vanamoodi kogemus meie ellu enam tulla. Nii et kõik kogemused taanduvad alati sellele, et kas ma ise oskan ennast hoida kohalolus, mitte minna siis hirmu pärast kaasa mingisuguste mind vähendavate või mind kahandavate kogemustega, vaid et olles kohalolus, ma näen ju selgelt läbi, mis lood siin parasjagu käimas on, missugused on inimeste energiad. Ei püstita liigseid ootusi ja eeldusi, kui ma näen rahuseisundis viibides, et teine inimene näiteks ei ole veel selles kohas, siis saab ka sellest teemast rääkida, mida oleks vaja edendada ja kui see inimene tuleb selle uue kvaliteediga kaasa, siis saab väga ilusasti ka edasi liikuda. Et selle ilu vastand oleks siis liigne draamalugude juurde loomine, sellest me hakkame siis teises grupis kohe rääkima meeletasandist, aga siis südame tasandi tervenduseks ongi siis ilu. Ja ilu mitte lihtsalt väliselt, vaid ka see, et ma olen kohalolus. Ma olen siin ja praegu selles hetkes. Ja üks harjutus, mida me saame teha, et seda kohalolu praktiseerida ja oma vanu hingevalusid tagasi algallikasse sulandada, on selline, et sa sulged enda silmad, tunnetad tugevaid juuri enda jalgade all, võime seda kohe koos teha. Hingad sügavalt ja tunnetad ükskõik, mida sa parasjagu tunned. On need head tunded, halvad tunded, vahet pole. Tunne seda, mida sa tunned. Ja too tähelepanu enda aju keskmesse. Ja kujutad ette, et sinu aju keskmes on üks küünlaleek. Ja sa tunned, mida sa tunned ja koged, mida sa koged. Aga sa visualiseerid, tunnetad, tajud või mõtled sellele, et su aju keskmes on valguse leek ja hoia tähelepanu sellel valguse leegil mõned hetked. Ja hinga sügavalt.
tunneta, see, mida sa praegu just kogesid, oligi kohalolu praktika. Ja mida rohkem sa oskad olla kohal enda keskses energias, selles hetkes siin ja praegu, siis kõik need vanad lood, kõik need vanad häirivad tegurid, ütleme siis niimoodi, on need mõtted, tunded, mis ei ole tegelikult sina, need on sinu kogemused olnud, aga mitte sina ise, siis kõik need kogemused saavad tagasi algallikasse sulatatud, nii et selline kohalolu praktika aitab sul hoida ilusat teadvuse seisundit ja selles iluteadvuse seisundis, kuna sa oled keskmes ja kohal, oled sa vastupandamatuks magnetiks oma unistuste täitumisele. Seda praktikat tasuks teha iga päev, vähemalt 40 päeva järjest, iga päev vähemalt 3 korda tood ennast täielikult kohalolusse. Ja sa võid hakata nägema peale 40 päeva päris kindlasti, et su elu on hakanud muutuma, sest sul on tekkinud ühendus enda tõelise valguse ilu olemusega. Nii et ükskõik, missugused kogemused ka vahepeal pähe tulevad, see ei tähenda midagi, me treenime ennast tulema tagasi ilusasse teadvuse seisundisse, kus me tajume ilu enda sees ja sellest piisab. See on väga lühike, väga väike, väga tõhus praktika, mida õpetatakse muuseas ka Oneness University koolitustel, nii et selline ülemaailmselt tunnustatud tervendusmeetod, kuidas oma elu muuta palju kergemaks ja helgemaks, on läbi kohalolu. Ja see, mida sina tahad teha, et universum tahabki sulle tuua, jäta see endale meelde, see on universumi seadus, sellepärast universum sulle need unistused andnud on. Need on universumi tahe sulle pakkuda, nii et sa ei ole oma teekonnal üksi. Oled hoitud, oled armastatud ja sinu südame soov, ükskõik mis su südame soov on olnud, on universumi seaduseks. Mida rohkem sa oskad olla kohal ja rahulik, seda kiiremini see manifesteeruda saab. Ükskõik mis su elus on ka tunded, läbielamised või mõtted, mitte ükski kogemus ei saa sinu kohalolu nii-öelda ära rikkuda või et nagu siis ei ole võimalik, kui ma ikka veel mingis selliseid tundeid tunnen, et kõik tunded, emotsioonid on energia ja kõik energiat on võimalik läbi kohalolu tagasi algallikaga ühenduseks transformeerida. Võid teha ka südame avamise praktikat, kui sa soovid, südame avamise meditatsiooni sa saad mult tellida, kui sa soovid, et need rasked emotsioonid veelgi teadlikumalt ja sügavamalt ümber transformeerida. Ole õnnistatud, aitäh sulle kuulamast, vaatamast. Võid jätta siia alla ka ühe südamekese, kui see esimene lugemine sinu südant kõnetas. Aitäh kallid vipitele toetuse eest. Tere armas grupp number 2. Vaatame, mis on tervendusinglite sõnumid meeletasandi korrastuseks. See on siis kõik, mis toimub meie mõistuse töös, mis toimub meie uskumussüsteemis ja mis toimub meie teadvuse tasandiga parasjagu. Et kui sa oled tajunud, et sul on selline ärevus, mis kaasneb mingite mõtetega, siis see näitab seda, et uskumussüsteemis on mingisugused kalad sees. Ja selle põhiline eesmärk, miks su keha nii tugevalt reageerib mingitele mõtetele või mingisugustele tõdemustele, mida sa oled siis pidanud tõeks, mida sa oled tajunud, on selleks, et sinu intuitsioon on praegusel hetkel tohutult avanemas. Ja sinu intuitsiooni avatuse pühitsuseks või sinu uue elutsükli pühitsuseks ongi see, et sa tunned oma kehas väga selgelt ja väga tugevalt läbi seda, kui sa millelegi keskendud, mis tunde see sulle toob. Ehk sinu mõte ja tunne on hakanud tegema väga tugevat koostööd. Ja see on selleks, et sa oskaksid navigeerida ja läbi liikuda nendest järgmistest eluetappidest suuremas teadlikkuses.
et uskumuste süsteem tähendab seda, et nii nagu sa usud, nii sa ka enda elu kogeda saad. Mida rohkem sa räägid mingit lugu mingil teataval moel, seda rohkem sa selliseid tulemusi ka enda ellu saad. Uskudes ja tunnetades, et sinu jaoks on kõik hea võimalik, hakkab see väga kiirelt sinu ellu tulema. Uskudes ja tunnetades, et sinu jaoks ei ole head kogemused võimalikud, hakkad ka sa neid kogemusi kiiremalt enda ellu ligi tõmbama, ehk siis kõik, millele sa keskendud, hakkab võimenduma. Kui sa näed, et sa oled hakanud keskenduma nendele kogemustele, mis tekitavad väga halva enesetunde, siis on selge soovitus mitte ära kiirenda nendes kohtades, ei ole vaja rohkem ringi rabistada, vaid siis on vaja lõdvestuda, aeg maha võtta, vaigistada oma meelt, sest et vaigistunud meel, kui seda me ei tee, kui me ei luba endal meelt vaigistada, vaid lähme nende hirmumõtetega kaasa, siis me toidame enda energiaga teemonlikke energiaid ja kahjuks paraku see on väga paljude inimeste eludes, kus lähtutakse hirmust, ärevusest, vihast, sisemisest vastupanust elule, luuakse väga palju selliseid energiaid, mis toidab pimedust. Et me võime seda lausa nimetada valusõltuvuseks, hirmusõltuvuseks. Eckhart Tolle on sellest ka rääkinud. Võib-olla oleks väga hea vaadata ka Eckhart Tolle videosid teemal Pain Body, mis on siis valukeha, ja valukeha siis nii-öelda nõuab, et me mõtleme rohkem neid puuduse mõtteid, hirmu mõtteid, ärevuse mõtteid, segaduse mõtteid. Mida rohkem me neid mõtleme, seda rohkem me neid kogemusi kogeme, seda rohkem me peamegi seda enda reaalsuseks. Et keskendudes puudusele, vähesusele, sellele, mis on valesti ja muudkui luues seda tsüklit juurde, mida rohkem ma mõtlen, seda rohkem ma seda kogen, seda raskemaks elu muutub ja võibki muutuda nii väljakannatamatuks, et see võib endaga kaasa tuua ka füüsilisi vaevusi ja füüsilisi probleeme. Selle nagu vastukaaluks on siis treenida oma meeletasand, tooma arusaamisesse ja mõistmisesse, et meil on tarvis keskenduda sellele, mis on hästi, mis on võimalik, mida me saame kogeda ja toome need tunded oma kehasse, nagu kõik olekski juba nii läinud, nagu me tegelikult tahtsime. Ja see nõuab meie treeningut, sest et see ärevuse energia või teemonlik energia on väga intensiivne. See võib tunduda väga loogiline, väga jõuline, väga levinud ka kusjuures, sest et väga paljud inimesed toidavadki igapäevaselt pidevalt neid teemonlikke energiaid. Siis siin ongi siis tarvis nii-öelda nagu käik madalamaks võtta, rahuneda, lõdvestuda ja pöörata tähelepanu sellele, aga mis on tegelikult võimalik. Lahendused on võimalikud, imed on võimalikud, aga selleks, et neid manifesteerida, on vaja need uskumused enda uskumuste süsteemi juurde luua. Minu jaoks laheneb kõik suurepäraselt. Mind ootavad ees imelised uued algused. Minu elu saab olla täidetud imedega ka siis, kui teiste elud ei ole sellega täidetud. Ma võtan täieliku vastutuse oma mõtete kvaliteedi eest enda kätesse tagasi. Ma annan vabaks kõik selle, mis on mind hoidnud madalamas energiasageduses ja ma valin läbi oma otsuste tõsta ennast teemonlikust sagedusest tagasi jumalikkusega üks olemisse. Ma kutsun appi enda tervendusinglid, ma kutsun appi armastuse inglid, rõõmu inglid, kergenduse inglid, valgustatuse inglid. Ja mina valin lähtuda nüüd enda parimast enesetundest oma otsustes. Ja isegi kui see alati ei ole võimalik, siis ma võin alati seda transformatsiooni uuesti teha.
Ehk öelda nii, ma annan vabaks oma egotasandi otsused, oma egotasandi arusaamised, ma annan vabaks kõik loogika, mis on öelnud, et hea ei ole võimalik ja nüüd ongi võimatuse koht ja nüüd ongi raske koht. Ja ma annan kõik need kogemused algallika kätesse lahendada, sest et minu kõrgem mina näeb ja teab, et igale olukorrale on imedeküllane lahendus, väga võimalik. Minu jaoks on kõik imeline võimalik. Ma kutsun enda kaitseinglid, kallid kaitseinglid, palun hoidke ja kaitske ja hoidke mind eemale madalama sageduslikest energiatest, mis võiksid mind mõjutada. Ja ma palun, et kallid kaitseinglid, eemaldage mu elust mõttemustrid, valearusaamised, valeuskumused, mida ma olen pidanud tõeks, aga tegelikult need ei ole terviklikkusega kooskõlas. Ja ma võtaksin siit raamatust Armastuse kutse ka ühe taotluse. Seda raamatut leiate siis raamatupoodidest üle Eesti. Palun taotlus mõttetasandi korrastuseks. Hinnalisemad kui kõige kallimad aksessuaarid on mu võime austada, aksepteerida ja armastada ennast ja teisi sellistena, nagu nad on. Tähtsaim varandus, mida koguda, on oskus ennast ületada neis kohtades, kus oleksin muidu hirmu pärast enda südame vastu hakanud minema. Kõige hinnalisem, mida siit planeedilt kaasa võtta, on armastuse juhatusel elamine ja enda tõele truuks jäämine mis tahes eluvaldkonnas. Tänulikkus aitab muuta kõik ebatäiuslikkused varanduseks. Olles tänulik igale kogemusele, hakkame nägema nende kogemuste vajalikkust ja väärtuslikkust. Nüüd, kui sul on siin armastuse teemades küsimused ja oled tundnud, et on nii palju väära arusaamu su peas, siis tead, need võivad tulla su lapsepõlvest, eelmistest kehastustest ja seesama raamat Armastuse kutse on spetsiaalne kanalduste kogumik, et aidata nendest kohtadest edasi liikuda sinu tõelise olemusega kooskõlla, sest see on see, kuhu universum sind kutsub. Me alustasime siin kaardi lugemist taroopaki esimese kaardiga, mis kannab siis nimetust narr. See tähistab seda, et on aeg julgeda astuda tundmatusse, täiesti uude sagedusse, uude kõrgusesse, teadmata kõike ette. Me ei saa kõike ette teada, kõike kontrollida, kuidas siis läheb, kui ma nii teen ja mis siis saab, kui ma nii teen. Vahel meil on vaja usaldada, et kui ma teen parima enesetunde kohaselt ja ma teen koostööd algallikaga, Jumalaga, armastusega, siis kõik saab minna kõige kõrgema plaani kohaselt. Minu jaoks läheb kõik alati suurepäraselt. Ja kui su uskumused ei ole sellega joonduses, siis ma soovitaksin sul teha sellise asja, et sa võtad enda päeviku ja kirjutad üles kõik, mis on su rahulikul olemisel ees olnud. On need mälestused, mingid uskumused, ideed, tunded, kellegi ütlemised või mingite inimestega ühendused, mis sa tunned, et sind pidevalt alla tõmbavad. Pane kõik kirja ja kirjuta, annan vabaks. Kallis universum, palun aita mind. Ja sinna kõrvale kirjutad sellega, kuidas sa tahad enda kohta uskuda. Sest kuna meie elu peegeldab meile täpselt meie enda uskumusi, siis see, kui meie enda uskumustes on kala sees, see tähendab seda, et meil on tarvis enda uskumusi muuta, enne kui väline saab muutuda. Ennem on tarvis muuta uskumusi, kui väline saab muutuda. Mis on põhilised uskumused, mida on vaja läbi vaadata? Suhted teistega, draamadesse kaasa minemised, draamateadvuse uskumused, hirmu uskumused on hirm kaotada oma senist minapilti. Mis see on see, millest me oleme nii tugevalt 10 küünega kinni hoidnud, aga mida me tajume, et on meid väsitanud, kurnanud? Kas me oleme kartnud läbikukkumist? Seda, et asjad ei lähe nii, nagu me tahame. Kõik need kogemused on vaja endast teadvustada
Sest kokku saab kukkuda selles uues energias see, mis ei ole meiega kooskõlas. Kui sa kardad kokku kukkumist, siis see on ego. Südame tasandil elades võime täiesti vabalt kõik lahti lasta, sest südames me teame see, mis on meie südamega ühenduses, mis on terviklikkuse kõrgeim plaan, jääb meiega alles. Me ei pea kartma lahti lasta inimestest, mingisugustest ideedest, mitte toetavatest protsessidest ja astudes välja sellisest draamateadvusest ja hirmu tasandil elamisest, saab toimuda väga kiire edasiliikumine. Meie enda kundaliini ärkab sellest väga jõuliselt ja elu juhatab meid väga hästi edasi. Ja edasiliikumise tunnuseks on see, et me hakkame valima, aga mida mina valin? Mida mina enda reaalsusesse valin? Ma ei ole siin lihtsalt ootaja rollis, ma olen looja, mina loon. Loomise aspekti oluline nüanss on see, et meil on vaja usaldada jumalikku ajastatust, meil on vaja tunnetada ette, nagu need unistused oleksid juba täitunud ja lasta lahti sellest, kuidas need asjad peavad lahti rulluma. Me ei pea igat sammu kontrollima ja ette andma universumile, vot siis peab minema nii, siis peab minema nii. Oluline on see, et sa otsustad, mis energias sa tahad elada. Tahad elada õnneliku abikaasana, siis kujutad ette, et sa juba elad seda elu. Tunnetad seda tunnet ette. Mida sa teeksid? Kuidas sa käituksid? Mismoodi sa maailmasse suhtuksid, kui sinu unistus juba olekski täitunud? Et see tunde toomine oma uskumuste toetuseks on väga vajalik. Ja sellega sa mitte ainult ei väesta ennast, vaid tegelikult kõiki, kes su ümber on. Hoides ennast kõrges sageduses, tulevad ka need hinged, kellega sul on hinge kokkulepe, neid kogemusi üheskoos kogeda, need hinged tulevad kaasa. Ja selle eelduseks ja vajalikuks eelsammuks on siis iseenda tunde ja mõtte kokkutoomine, et see, mida sa mõtled, see, mida sa soovid, on see, mida sa ka tunnetad ja mis energiasageduses sa juba elad. Soovid elada suuremas külluses, siis tunnetad seda tunnet ette. Mis tunne see on, kui ma elan suures külluses? Ma luban enda südamest voolata lõpmatul tänulikkusel. Juba ette, aitäh, et see on minu reaalsus. Aitäh, et see on minu igapäevane olek. Aitäh, et mul on maailmale nii palju anda. Aitäh, et maailm toetab mind. Aitäh, et algallikas läbi minu voolab ja jagab rõõmuga ja võtab rõõmuga vastu. Et ma elan kires, ma elan ülevoolamisest, mu südamekarikas on niivõrd täis, et mul on kogu maailmaga väga palju jagada. Et õpetades endal olema heade mõtete teenistuses ja rahu tundest lähtuvalt, muutuvad ka meie otsused palju selgemaks, palju enesekindlamaks ja palju rõõmsamaks, ma ütleksin niimoodi, et meid ei juhi enam hirm, vaid armastus. Et igat mõtet mõeldes sa ju tunned mingit tunnet. Kui sa midagi mõtled ja sa koged selle juures kokkutõmbumist ja hirmu, siis tea, et see ei ole terviklikkusega kooskõlas olev mõte, sellele ei pea rohkem jõudu andma. See on teemonlik energia, kes sulle need mõtted on võib-olla sisse süstinud, et sa teemonile rohkem jõudu annaksid. Siin on tarvis astuda välja ohvritundest ja ootaja rollist ja sellisest mineviku valudele keskendumise rollist, kus me enda valus teeme teistele rohkem haiget või iseendale rohkem haiget. Et see tsükkel on vaja nüüd lõpetada iseenda sees. Tervendusinglid ütlevad, et see, kui sa oled saanud palju haiget, ei tähenda seda, et see jääbki sinu elus nii, vaid see tähendab seda, et sina ise oled kutsutud nüüd selle tsükli lõpetama.
ja selle tsükli lõpetamise eelduseks on see, et sa võtad rahulikult aega, et teha valikuid rahutundest, rahu kogemusest ja mitte enam ärevusest või vihast või kiirustamisest või survestamisest. Sest et lähtudes rahust oled sa kooskõlas algallikaga, edu on sulle garanteeritud. Suur õnn ja edu on sulle garanteeritud, saad aru? Selle kõige eelduseks on see, et sa teed endas selle sammu, et ma valin usaldada elu. Elu on minu poolt. Et siin on vaja vaadata, kas sa usud selles, et universum on pahatahtlik või universum on sinu poolt. Ja kui sa usud, et universum on pahatahtlik või sa ei tea, siis sa oled oma uskumusega selles sageduses, kus sa koged neid kogemusi, kuniks sul saab isu täis. Ja kui sul on isu täis saanud, siis võtadki rahulikult aja maha ja valid ja otsustad. Mina olen oma elu maagiline looja, mina kaasloon koos universumi kõrgema tarkusega. Armastus on intelligentne energia. Armastus teab, mis on mulle ja meile parim. Ma ei pea kahtlema armastuse juhatuses. Armastus teab ja oskab kõiki olukordi muuta, lahendada, tasakaalustada, harmoniseerida. Iga otsus on parim, me ei saa öelda, et nüüd on valed otsused ja õiged otsused. Iga otsus, iga uskumus toob endaga kaasa teatavad tulemused. See, missugust elu sa praegusel hetkel elad, näitab seda, mida sa oled varasemalt uskunud ennast väärivat. Võib-olla on seal nagu kõige all lapsepõlve teemad, kus sa oled õppinud, et elu peabki olema raske või elu peabki olema keeruline või suhted ongi väga rasked ja suhted ongi võimatud. Et siis need uskumused on vaja endast justkui umbrohud üles rookida ja see energia, sest iga uskumus kannab endast teatavalt energialaengu, et see energialaeng ümber transformeerida meisteralkeemikuna, nii nagu ma eelnevalt juhatasin. Sa saad teadlikuks ennast piiravatest uskumustest ja kirjutad need uskumused ümber. Ja muuseas rännakuteraapiaga saab ka väga hästi uskumusi ümber teha, seal on spetsiaalne protsess, kui valite lehelt rannak.ee rännakuterapeuti, siis need kõik väljaõppinud terapeudid oskavad seda uskumuste muutmist sulle aidata teha, kui sa tunned, et see on selline väga sügav, võib-olla väga valusaid lapsepõlve teemasid üles toov koht. Et sinu elu on nii, nagu sa usud ennast väärivat. Usud väärivat paremat, on vaja muuta oma uskumusi. Nii et mõttetasandi tervenduse esimene samm on see, et ma tunnen ära, et minu unistuste täitumine on universumi soov. Universum tahab, et mu unistused täituksid. Punkt. Üks praktika, mida mina olen armastanud teha, on see, et mitte mõelda, et ma tahaksin seda, ma tahaksin toda, sest et see toob selle puudusteadvuse minu teadvusesse. On see, et ma teadvustan, universum tahab mulle tuua selle kogemuse. Universum tahab mulle tuua selle kogemuse. Aitäh, võtan vastu. Et näiteks enne oma kaksikleegiga kokkusaamist ma aastaid käisin ja ma ei tea, sadades teraapiates ja šamaaniringides ja üle maailma erinevate õpetajate juures õppimas, et kuidas ma oma kaksikleegi küll ometigi üles leiaksin. Ja muudkui otsisin ja lõpuks tuli siis algallika juhatus, aga vaata, see on see, mida universum tahab sulle tuua. Mitte sina ei pea otsima, vaid sina ütle aitäh, võtan vastu. Ja sellest sisemisest nihkest või muutusest, kus ma ei olnud enam otsija, vaid tunnistaja, see on see, mida universum mulle tahab tuua. Aitäh, võtan vastu. Sest selles kogemuses toimus nihe, kus ma ei olnud enam nii palju keskendunud sellele, et mul ei ole veel seda, mida ma tahan. Vaid ma hakkasin ette rõõmustama, ma hakkasin juba ette tänama, ma hakkasin juba ette tunnetama, et näed, universum tahab tuua, isegi kui ma võib-olla arvan, et ma olen hulluks läinud.
isegi kui mu mõtted vahepeal tulevad, et äkki see on kõik väljamõeldis, et see kaksikleegi jutt on äkki mingisuguste paaride lihtsalt leiutis selleks, et midagi erilist presenteerida. mul oli nii palju kahtlusi, mul oli nii palju peas tohuvabohu ja mul ei olnud 100% usku, päris kindlasti mitte. Aga ma lihtsalt liikusin edasi ja ma usaldasin seda, et kui universum tahab tuua, universum on mulle selle sõnumi toonud, siis ta järelikult toob. Järelikult mina ei pea nii palju pingutama selleks, et see saaks sündida. Ja nii kui ma sellesse teadvuse tasandisse jõudsin, juhataski elu mind siia Sri Lankale, kus ma praegu teile seda kaardi lugemist teen. Me oleme oma kaksikleegiga 3 aastat koos olnud. Ja see teekond on olnud nii põnev ja see on tõesti täiesti teistsugune suhe, kui tavalised suhted on olnud. See läheb nii sügavale ja see aitab puhastada ära kõik need kihid, kus on veel jäänud mingisugused nii-öelda varjud või sisemised pinged. Ja samas see on toonud ka täiesti sellise kogemuse armastuses, mida ma ei teadnudki, et üleüldse olemas on. Nagu nii lõpmatu tingimust, et jäägitu puhas armastus kohalolus, mida ma ei osanud tollel hetkel isegi päriselt unistada. Aga nii nagu me selles esimeses kaardi lugemises rääkisime sellest kohalolu praktikast, siis võib-olla see aitab just sinu unistuste täitumist väga kiirendada, nii et kui see kõnetas sind praegu, et seda kohalolu praktikat teha, siis esimese kaardigrupi lugemises me seda praktikat ka üheskoos teeme. Et sellise rahu tasandi toomine endasse ei tähenda seda, et rahutus ära kaoks, vaid me õpime olema keset tormi. Et nii nagu tornaado keskel on rahu koht, niisamuti õpime me olema oma elu keeristormis rahu keskmes kohal. Ja selle rahu keskme tunnuseks on see, et ma ei tõuka enam oma unistuste täitumist endast eemale. Ma ei ütle, et ma ei tahagi ja ma ei usugi sellesse, vaid see, et ma olen avatud. Et kõik saab minna kõige kõrgema plaani kohaselt. Et see uskumus on alati kõige all. Ja minu uskumuste süsteemi muutuse üks protsessidest oli ka näiteks see, et ma võtsin ühe suure paberilehe, sellise suure plakati suuruse ja kirjutasin, mis on need uued uskumused, mida ma nüüd valin uskuda. Mitte see, et elu toob ja siis ma hakkan uskuma, kui kogemus on käes, vaid mina valin nüüd uued uskumused, millele ma annan jõudu, kui ma neid iga päev loen, sest need on mul näiteks magamistoa seina peal. Ma pööran tähelepanu sellele, ma annan energiat sellele, mida ma tegelikult tahan väestada, siis läbi selle kogemuse saab ka uus kogemus tulema hakata. Nii et siin ei ole vaja kiirustada, vaid rahulikult samm-sammult luua enda elule uus vundament, oma elu maagina väestada seda, mida ma soovin, et õnnestuks, sest see on universumi tahe, et me ei pea rohkem kannatama. Et väga paljud hinged on tulnud siia planeedile, et oma vanade möödunud elude karma vabastada ja seejärel tulla suurde õitsengusse. Kui see on ka sinu teekond, siis tea, et sa oled väga toetatud, tervendusinglid on sinuga, see kaardi lugemine ei ole jõudnud sinuni kogemata. Edu on vältimatu, küsimus on sellel, kui palju sa sellele vastu hakkad oma negatiivsete uskumustega. Kui sa lõpetad võitluse armastusega, alistud armastusele, siis sinu teekond on kiirendatud, jõustatud ja väestatud. Üks komistuskoht on see, et inimene arvab, et nii, nüüd ma uskusin uut uskumust, aga miks seda kogemust veel ei ole? On sellepärast, et sageli elu testib, kas sa jääd sellesse uskumusse truuks ka siis, kui väline ei ole veel kohal. Ja selles testikohas väga paljud failivad. Eksamit läbi ei tee, minnakse tagasi sinna teemonlike energiate uskumiste juurde. See on väga paljude jaoks suur komistuskoht ja sina ei pea seda tegema. Tervendusinglid aitavad sind. Sa võid ka paluda, et kallid tervendusinglid, palun aitage mul jääda endale truuks ka siis, kui kohe ei ole välist kinnitust minu uuele uskumusele.
isegi kui elu näitab sulle 10 korda ikka vanamoodi, sina valid ikka iga kord uskuda uut moodi. Sa kirjutad selle vana mustri üle läbi järjepidevuse ja endale truuks jäämise. Ja seda kohta ma tean, kui raske võib olla teha, ma tean, kui võimatuna see võib näida ja kui hulluks ma ennast pidasin, et ma olen ikka täiesti crazy, et elu ju ei näita mulle seda, mida ma arvan uskuvat, et järelikult ma olengi hull. Ja ma uskusin seda uskumust ka ja ma arvan, et me kõik oleme mingil määral hullud, kui me ei usu armastusse. Ja mida rohkem ma hakkasin armastusse uskuma, seda rohkem ma sain aru, et see oli hullus, et ma arvasin, et elu tahab mulle halba. Ja see uskumus oli minu lapsepõlve traumadel püsinud. Mida rohkem ma tõusin teadlikkusse, ma isegi ei ütle, et tervendasin oma mineviku traumad, sest see kõlab nagu mingisuguse portsu ärategemine peale, mida tuleb siis preemia, see ei ole nii. Vaid ma saan lihtsalt teadlikuks, mis mängusid ma oma teadvuses olen mänginud. Ja ma ei pea rohkem neid mängusid endaga mängima, siis see teadvel olek toobki rahu, kergenduse, sest ma tean, et ma ei pea rohkem neid mängima, ma ei lähe rohkem nendesse lugudesse, ma ei vali nendesse süsteemidesse sisse astuda, mis mind taas mudasse keerutavad. Ja võtaksin lõpetuseks siis armastuse kutseraamatust veel ühe lõigu, kallis grupp number 2, sinu meeletasandi tervenduse toetuseks. Ma tühistan, vabastan, eristan kõik hirmuminaga samastumised, teadmatusest kantud varjumängud, hingepimeda öömustrid ja valin elada lõpmatu päiksepaistena, austades ja armastades ning aktsepteerides reaalsust, nagu see on. Aktsepteerimine loob vabaduse, kus sobilik muutus saab sündida pingutuse vabalt. Kui kohe olukord ei muutu, muutub see siis, kui selleks on jumalikult parim hetk. Austan ka oma kallimat, mida iganes tema parasjagu kogeb, võin igas hetkes tulla keskenduma meie armastusele, inimliku mina lugudega kaasajooksmise asemel. Seega kaotavad karmatsüklid oma väe ja me saame edasi liikuda harmoonias ja südamerahus. Armastus on tugevaim jõud. Ego lahustub armastuses. Olen armastuse portaal. Imed on loomulikud. Usaldan ja näen. Sellised sõnumid, kallis grupp number 2. Suur aitäh sulle kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast, jäta siia alla 2 südamekest, kui siit miski sinu südant puudutas ja soovin sulle maagilist voogu ja edasiliikumist, õnnistuste ja armastuse kantu sees. Tead, kõik hea on sinu jaoks võimalik ja kõik saab laheneda imeliselt ja suur aitäh sulle, et sa oled siin planeedil ja aitad planeedi sagedust tõsta läbi oma elu transformeerimise ja suuremasse valgusesse toomise, mõjutad sa nii paljusid ja sa aitad väga paljusid ja planeet on ka sulle väga tänulik. Ja aitäh, kallid vipid, kes te olete mu tegevust toetanud ja kes soovib tulla mu kanali VIP-liikmeks, leiate selle kohta info siit video alt kirjeldusest. Olge õnnistatud! Tere, armas grupp number 3. Füüsilise tervenduse sõnumid tervendusinglitelt. Esimene sõnum tuleb kohe see, et selleks, et saaks toimuda füüsilise tasandi muutus, on tarvis joonduda rohkem oma hingega ja tulla mäletamisesse, et sul on alati ühendus tervendava ja jõustava energiavooga. Algallikaühendus on sinus endas olemas. Kui sul on tarvis abi, et seda voogu endast üles leida, on väga hea teha muidugi teraapiaid ja protsesse, et seda voogu äratada, aga kõikide tervenemiste eelduseks ja aluseks on see, et sa oled valmis
ja sa soovid terveneda, tulla taas terviklikkusesse, et sinu sees on avatus. Et seda võib-olla kummaline mõnedel inimestel kuulda, et mis asja, kui mul on mingi probleem, muidugi ma tahan terveneda. Aga ma olen enda praktikas näinud kahjuks ka sellist kogemust, kus inimene on väga haige, aga ta tegelikult ei soovi terveneda. Teistele ütleb, et jah, tahan, aga tegelikult ta enda sees ei tundnud seda. Ta ei lubanud endal seda tõde isegi iseendale tunnetada. Ja tänu sellele ta lahkus väga varajases eas oma kehast. Et seda on vaja nagu hästi ausalt vaadata, et kas ma tegelikult tahan olla terve. Ja palun ärge saage valesti aru, see ei ole kellegi suhtes süüdistus või pahakspanu, vaid see on hästi algtasandile tulemine enda sees, kus me võime ka vaadata, et äkki meil on mingisugused hirmud meie mineviku eludest või mineviku kogemustest, mis on meisse jätnud mingisuguse valusa jälje. Kas lapsepõlvest või eelmisest kehastusest, kus me oleme tajunud ja tundnud, et tegelikult see elu võib siis väärarusaama tõttu olla näidav, et näiteks vanadus on ebameeldiv või raske või et selliseid kohti on vaja julgeda ausalt vaadata, et miks ma just seesugust protsessi parasjagu kogen. See võib olla ka tingitud sellest, et ma näiteks ei taha midagi sellist enam edasi teha, mis on mul olnud mineviku elude koorem justkui seljas. Et no näiteks väga palju mustreid, meie käitumismustreid, harjumismustreid võib tulla mitte isegi sellest kehastusest, vaid eelmisest kehastusest. Et väga suurt abi võib saada oma minevikuga töötamisest, näiteks läbi regressiooniteraapia, kes soovib, siis saate minu käest tellida inspiratsioonikool@gmail.com, kui on näiteks mingid kroonilised haigused või kroonilised teemad, et vaadata, et äkki selle juurpõhjus ei ole üldse selles kehastuseski. Ja nagu ma eelnevalt ütlesin, see siin ei asenda tavameditsiini ja ma arvan, et kui sa lähed arstile rääkima seda, et mul on võib-olla eelmistest kehastustest mingi karma, siis nad ütlevad, et see on hullumeelsus, sest et kaasaegne meditsiin ei pruugi olla absoluutselt selliseid teemasid aktsepteeriv veel, eks ole. Et saate aru, et see kaardilugemine siin soovitab sul tulla sügavamale tasandile kui lihtsalt see, et söö tablette või tee paastu või joo rohkem vett. Et see kaardilugemine siin aitab meil mõista, et igaks kogemuseks on alati põhjus ja neid põhjusi, miks me alati kohe ei ole näinud, on need, et need põhjused on hoopis kaugemal kui see, kuhu me oleme harjunud vaatama. Et iga füüsilise tervenemise eelduseks on see, et me suudame tuua endasse suurema sisemise rahu. Et ärevus, pinged, ülestressamine, kõik see on kahjuks tänapäeva kultuuris väga tavaline osa. Et aga meil on võimalik sellest teadlikuks saades võimendada enda ühendust algallikaga läbi rahunemise, läbi lõdvestuse, läbi meelerahu praktikat, et iga suur muutus meie elus nõuab meie suuri otsuseid. Ja suur otsus võib olla selles, et ma valin rohkem endasse panustada, ma valin endale pakkuda seda, mida ma tean, et mul on kasulik. Ja tervenemise eelduseks selleks, et su kehal oleks piisavalt energiat, on tarvis, et me võimalikult paljud välised segajad eemaldame. Mul on väga kahju, kui sa oled praegusel hetkel suurtes kannatustes ja see siin ei ole õigustuseks, et näed, sa peadki seda kogema, sest sa oled midagi valesti uskunud või valesti mõelnud, see ei ole see koht. Vaid see on see koht, et ma mõistan sind,
ma saan sinust aru, kui sul on sellised väljakutsed. Ja ma saan aru, et see võib tunduda sinu jaoks sellisena, et keegi teine ei saa must aru, sest see on minu keha, see on minu valu ja see on minu keerulisus. Aga need kohad on just need kohad, kui me saame võtta iseenda sisemise lapse endale sülle. Ja loomulikult on väga hea, kui su elus on inimesi, kes sind hoiavad ja kaitsevad ja on sinu jaoks sellel hetkel sinuga, kui sa oled praegusel hetkel mis iganes põhjustel üksi, siis tea, et tegelikult sa ei ole kunagi üksi. Sinuga väga suur hulk valguse meeskonna liikmeid, tervendusinglid, kaitseinglid, armastuse inglid. Ja kui sa tunned, et sa tõesti ei suuda praegu iseennast hoida, siis palu, et inglid sind hoiaksid. Et inglitel on sulle väga palju anda, isegi kui su tavamõistus seda veel ei teadvusta, siis inglid oskavad meile tuua õiged energiasagedused, tervendava juhatusega unenäod, õiged inimesed meie teele saata, panna meid märkama õigeid niidiotsakesi, mis saab meid aidata edasi liikuda, näiteks kas või scrollid seal nagu sotsiaalmeedias ja su pilk jääb peale mingile õigele sõnumile või mõne õpetaja jagamisele või mingile kursusele või mingisugusele teadmiste voole, mis sind saab edasi aidata. Et inglid ei tähenda seda, et nüüd laskuvad su juurde valgusolendid, kes võtavad su sülle ja viivad sind kuskile kosmilisse paika tervenema, vaid inglid töötavad sageli just nimelt aidates meie tähelepanu suunata õigetele kogemustele või suunavad sind spontaanselt avama näiteks raamatut mingisuguse koha peal ja seal täpselt selle koha peal on sulle järgmiseks sammuks õige juhatus, et sa õpid nagu neid sünkroonsusi nägema, mis sind saavad edasi juhatada su tervenemise teel. Et inglite sõnum on väga selge, et ära anna alla, seisa selle eest, mis on sinu jaoks parim, mis on sinu jaoks õige, sest et nende mitte tasakaalus olemiste põhjuseks tihtipeale on see, et me ei ole väiksemaid märke tähele pannud, et elu on tahtnud meid suunata meie hingega rohkem kooskõlla, aga me ei ole neid märke tähele pannud. Et näiteks me olime väga väsinud, aga ikkagi punnitasime, ikkagi survestasime, sest meil oli hirm või kohusetunne või viisakus või mis iganes meid siis on edasi suunanud. Aga me tundsime tegelikult enda sees juba ammu, et tegelikult on vaja rohkem puhata või et tegelikult oleks vaja mingid asjad ära jätta enda elus. Näiteks mingid väsitavad telefonikõned kellegagi või mingisugused vestlused, mida sa teadsid, et ei vii mitte kuhugi, kus sa oled oma energiat kaotanud. Et oled nagu hingele vastu läinud mingites mustrites ja siis elu on sulle järjest toonud mingeid märguandeid, et kuule, vaata, tõmba siit kohalt tagasi, aga me ei ole neid kohti näiteks tähele pannud, siis on võimalik, et mis sinuga on juhtunud, on see, et sa oled läinud oma hinge teest niivõrd kaugele, et elu pidi sulle tooma äratuskellad, kuule, ärka üles. Et sul ei ole vaja enda vastu minna, ei ole vaja endale vastu tegutseda, oleks vaja rohkem ikkagi enda rõõmule truu olla ja enda heaolu eest vastutus võtta rohkem enda kätesse. Ja sellest ei ole midagi, et nii on läinud. Küsimus on, kuidas me nüüd siis saame hingega kooskõlla tagasi tulla. Esimene samm ongi siis otsustada, mina valin tulla tagasi oma hingega kooskõlla, oma hinge missiooni täitma kõige kõrgemal moel ja võib-olla see protsess, mida sa läbi teed, on just nimelt vajalik, mida su hing hakkab siis õpetama teistele, et kui sa sellest kogemusest välja tuled, siis sa saad ju ka neid teadmisi teistele jagada, kuidas nendest rasketest kohtadest välja tulla, kuhu ka teised on sattunud, nii et tead, sa ei ole selles mõttes valesti teinud.
et nüüd sa rikkusid oma elu ära, vaid see tähendab seda, et sa tulid mingit kogemust saama, mis võib saada tulevikus just selleks, kus sina oskad teisi hoida, teisi juhatada, kellel on ka sellised rasked kogemused olnud. Ja see iseenda, sisemise lapse endale sülle võtmine on võib-olla see, millega sa aitad tervendada terve oma suguvõsa. Sest võib-olla su vanemad või vanavanemad, võib-olla suguvõsa, väga paljud põlvkonnad eelmistes eludes te olite väga vaprad ja väga tugevad ja läksite justkui jõuga läbi elu ennast nagu esikohale panemata. Ja see, kui sa praegu kas või sümboolselt võtad enda padja näiteks endale sülle, kujutad ette, et see on su sisemine laps, et sina nüüd valid ennast hoida, sa valid ennast väestada, sa valid ennast jõustada ja olla enda jaoks kohal, võib-olla täpselt see, mida ongi tarvis selleks suureks tervendusprotsessiks, mitte ainult sinu jaoks, vaid kogu sinu suguvõsa jaoks ja võib-olla järeltulevate põlvede jaoks, et ka sinu lapsed tänu sellele sinu kohale, mida sa praegu ära õpid, alateadlikult võtavad sult üle. Et see muutus, mis sinuga praegusel hetkel toimumas on, võib-olla väga-väga palju sügavam, kui sa arvad, et see ei ole ju lihtsalt mingisugune füüsilise kogemuse tervenemine, see on kogu sinu teadvuse ruumi terviklikkusesse tõstmine, mida sa teed. Et öelda suur aitäh, kallis elu, et mu elus on toimumas muutus. Ma valin kogeda muutust armastuse energias, hoituse energias, tervenduse energias. Ma valin lubada endal õppida sellest kogemusest. Ma valin avarduda selles kogemuses, ma valin saada suuremasse kontakti sellest kogemusest. Et isegi kui näiteks kehas on kas valu või pinge või ebamugavus, siis ka see valu on õpetaja. Ma võtan selle valuõpetuse endas vastu ja ma valin seda kogemust kasutada enda hinge arengu hüvanguks. Ma valin pühenduda enda armastamisele. See on see võti, mis aitab sul hingega taas joonduda. Ma valin pühenduda oma enda armastamisele. Mina olen number 1 enda elus. Nii nagu võib-olla sa soovid kogeda ja võib-olla sa oledki kogenud enda elus tõelist armastust, et sinu partner armastab sind tingimusteta ja täielikult. Sest samamoodi, nii nagu sa soovid, et sinu partner sulle pühenduks, on vaja nüüd ise endale pühenduda, enda heaolule, enda tervisele, enda rahule, enda energia kvaliteedile. Tervendusinglid ütlevad, et igasuguse pühendumise eelduseks on see, et ma olen avatud uutele seiklustele, sest igasugune pühendumine toob endaga kaasa ju ka omad piirangud, et ma ei saa samamoodi asju edasi teha, ma ei saa samamoodi istuda tundide viisi negatiivseid kõnesid kuulates oma telefonis või kellegi kurtmist või pidevalt olla nagu kellegi jalamatt, kuhu siis poriseid jalgu pühitakse. Et sellised valikud nõuavad meilt julgust jätta selja taha see, mis ei toeta, mis ei olnud kooskõlaline, mis ei olnud meid väestav, mis ei olnud meid toite, mis ei olnud meid julgustav. Et see nõuab meist nagu sellist seiklusvaimu, et ma olen valmis seikluseks, kus asjad võivad nüüd minna uut moodi ja mina valin, missugusesse seiklusesse ma sisenen. Enesearmastuse teemadel, see on nüüd osadele kuulajatele, eks ole, mitte kõikidele, tunnete ise ära, kas see sind kõnetab või mitte, aga tervenemine füüsiliselt võib saada väga toetatud läbi püha seksuaalsuse praktikate
ja selleks sul ei pea isegi partnerit olema, püha seksuaalsuse praktikaid saab teha ka täiesti iseseisvalt. Selleks, et seksuaalenergia on puhas elujõud ja selle õige kasutamine võib tuua väga suure tervenduse. Et kes soovib, siis mul on püha seksuaalsuse internetikoolitus, mida te saate tellida, võite mulle kirjutada inspiratsioonikool@gmail.com. Et elujõu voolata lubamine ja naudingute lubamine ei pea olema kõikide jaoks ja see ei pea olema kogu aeg praktika. On ka praktikaid, kus vastupidi hoitakse seksuaalenergiat võimalikult oma kehas, et seda ei kuluta absoluutselt seksuaalsuse peale, vaid sellest saaks loomingulisus. Et sellest saaks tugev elujõud, mida kogutakse siis selleks hetkeks, kui seda püha seksuaalsuse praktikat näiteks 6 aja pärast või 3 kuu pärast koos luuakse oma partneriga, siis on ka selliseid eluetappe, kus on väga hea seda energiat nii-öelda hoida, mitte seda kulutada. Et igasugune tervenemine algab peale sellest, et ma suhtun endasse armastavalt ja kaastundlikult, nii nagu ma suhtuksin enda lapsesse. Kui sul on väike laps olnud või sa kujutad ette, et sul on väike laps, kuidas sa tema eest hoolitseksid, millise hoole ja armastusega sa valmistaksid talle süüa või mida sa valiksid üleüldse toiduks või milliseid tooteid kasutaksid oma kodus või millist keskkonda sa looksid oma väiksele lapsele, et siis samamoodi samasugust hellust ja hoolt ja armastust vajab kogu meie keha, et taastuda. Ja muidugi, nagu ma ütlesin, siis kui sul on suuremad sorti füüsilised probleemid, siis kindlasti suhelda ka vastava spetsialistiga või terapeudi, arsti või mis iganes tasandil siis toetajaga, on see siis füsioterapeut või kes iganes, siis väga oluline on see, et sinu sisemine laps tunneks ennast võimalikult hoitult, et kui sa valid endale terapeuti, siis enne kui sa sinna teraapiasse lähed, siis tunnetad, kas see energia sobib sulle, sest et ma tean ka mitmeid inimesi, kes lähevad mingi probleemiga kuhugi psühholoogi või arsti juurde ja see energia neile absoluutselt ei sobi ja nad saavad sealt järgmise trauma hoopis selle asemel, et abi saada. Et siin alati tasub enne, kui sa mingisugust otsust teed, siis tunneta läbi, et kas sul on hea tunne, sest su intuitsioon ei valeta. Ma olen ise ka kunagi saanud täieliku šoki, see oli, ma arvan, mingi 23 aastat tagasi või väga-väga-väga palju aastaid tagasi. Ma elasin koos ühe inimesega ja ma tundsin, et ma ei saa õhtuti magama jäädes, mul on nii suur ärevus ja ma läksin siis selle psühhoterapeudi juurde, kes lajatas mulle lihtsalt, sul on kaassõltuvus, ma ei kirjuta sulle mingeid unerohtusid välja. Ja ma sain sellest sellise šoki, et ma mäletan, ma olin Tallinnas ja ma mõtlesin, et mis ma nüüd teen, et kas ma pean nüüd trammi alla minema, et mul on selline ärevus, mul on sellised paanikahood ja ma ei saa absoluutselt mingit toetust selle inimese käest, hoopis tundus, et ta on nagu väga vastikusega isegi suhtus selles, mida ma väljendasin. Ja siis ma sain sellest väga hea õppetunni. Enne kui kuhugi lähed, siis tunneta, kas see on õige inimene, kelle poole pöörduda. Et selline raskete karmade tsüklite lõpetamine on väga paljude inimeste eludes. Ja tihtipeale see raske tsükli lõpp algab peale mingist raskest elukogemusest, nii et kui su elus on praegu mingisugune suurem väljakutse, siis tea, et see ei ole selleks, et sind maha murda, vaid selleks, et sa teadlikult lõpetaksid selle vana raske tsükli energiate taasloomise. Näiteks, mis tollel ajal oli minu jaoks oluline, et ma lõpetaksin selle suhte, kus ma ei tundnud ennast hoitud ja armastatud ja nagu turvalisena. Ma ei tundnud, et see oleks kandev suhe minu edasiseks eluks ja see oli väga raske selle koha lõpetamine. Et
ma lihtsalt tuletan meelde, kas mul oli füüsiliselt ka tollel hetkel mingisuguseid teemasid. Ma arvan, et minu jaoks oli füüsiliselt oli kõige raskem oli ärevus, et närvisüsteem oli lihtsalt täiesti paigast ära, mul oli väga raske üksinda olla isegi, et ma oleksin üksinda kodus, et kogu aeg pidin kellegagi koos olema. Ja see, mis mind tollel hetkel siis väga-väga aitas, oli see, et ma hakkasin joogat tegema, mediteerima, käisime koos joogagruppides ja ma leidsin uusi tuttavaid, uusi inimesi, kellega suhelda ja hakkasin nautima isegi isepäi olemist, sest et ma sain aru, et nii mõnus on mediteerida ja ennast, kuidas ma ütlen, nagu ise reguleerida, et ma ei pea pidevalt olema valvel, mida keegi teine mõtleb või ütleb, et ma hakkasin nautima ka seda ise olemist. Ja füüsiliselt, mis mul veel tookord oli probleemiks, oli seedimine. Et sellepärast tervendusinglid toovad selle välja praegu, selle meenutuse, sest et väga paljud füüsilised vaevused saavad alguse sellest, et me toitume enda kehale mitte sobivalt või ebaregulaarselt. Et võib-olla ka selline enda unustamine on see tsükkel, mis praegusel hetkel on vaja teadlikkusse tuua, et see enese unustamine saaks nüüd ümber vahetatud enese vajaduste tähelepanemisega, enda keha tunnetuse jälgimisega, mida mu keha tegelikult tunneb, kui ma mingit toitu söön või mingisuguste harjumustega seoses, et see enda unustamine on see, mis on vaja lõpetada ja tuua enda tähelepanemisse, võib-olla ka lausa päevikusse kirjutada üles, et eelmisel päeval sain sellist toitu, mis ma järgmisel päeval tunnen. Et see kehatunnetus ei valeta või kellegagi suheldes, et näiteks kui ma räägin mõne sõbrannaga, kas mul on pärast selline hea ja avar tunne või tunnen, et olen täiesti loss ja välja väänatud, siis võib-olla kui sul on praegu selline enesetervenduse periood, siis oleks hea näiteks öelda inimestele, kellega sul ei ole hea tunne, et mul on praegu enda tervendamiseks aega vaja, et ma annan sulle teada, kui ma olen sellega valmis. Ja see ei ole kohustatud kellegi jaoks kogu aeg olemas olema, kui see just kiirabis ei tööta. Et meil on alati võimalik valida, kellega me suhtleme ja mil määral. Ja võib-olla see aitab su füüsilisele tervenemisele tohutult kaasa, kui sa mingite inimestega suhtlemist piirad või lausa lõpetad. Et see, mida elu ja tervendusinglid tahavad sulle öelda, on see, et sa oled praegu liikumas sellisest madalamast sagedusest väga palju kõrgemasse sagedusse ja mitte kõikidel hingedel ei olegi määratud sinuga koos kaasa liikuda, aga sina ei pea sellepärast enda liikumist takistama, vaid nagu selline iseenda elu ja enda heaolu eest hoolitsemine nagu ära kaardistada, et mis sind toetab, mis väestab, siis seda tehagi igapäevaselt. Ja ka oma mõtete väljakirjutamine. Et miks mulle rännakuteraapia väga meeldib, sest et läbi rännakuteraapia sellise armastava hoitud ruumi hoidmise meil on võimalik kontakti saada oma keha sõnumitega, kuna terapeut siis hoiab nii armastavat ja sellist turvalist ruumi, kus meil on lihtsam minna ja üles leida enda seest need kohad, mida me tavaliselt oma tavameelega, kuhu me ei küündi, nii et ma väga julgustan, mis iganes füüsilised vaevused, sul on mingisugused arusaamatud valud või kroonilised haigused või lausa mingisugune väga raske haigus, siis enne kui minna meditsiiniliselt väga raskete protsesside juurde, siis minna rännakuteraapiasse. Rannak.ee leiate siis terapeute ja saate valida, kellega on tunne seda rännakuteraapiat teha. Vahetevahel ei olegi vaja palju teraapiaid teha, võib-olla mingi paar korda. Võimalik, et mõnel juhul piisab lausa ainult ühest teraapiast, nii et soovitan suhelda terapeudiga, kui enda sees nende vastuste leidmine on keeruline.
sest et hingega kooskõlas olemine toob jälle terviklikkuse ja terviklikkusest elamine toob tervise. Et see, kui on olnud suured vastuolud, on näidanud seda, et ei ole hingega olnud joondust. Ja hingega joondust on võimalik taastada ja isegi ütleme nüüd kõige halvemal juhul, mis võib olla see, et jah, see kogemus, mis sul on, et sa ei saa seda nagu lõplikult selles elus ära muuta, aga sa saad selle muuta nii, et järgmises elus sul sellist kogemust enam ei oleks. Et sellise eeltöö sa saad kindlasti ära teha. Ja nüüd, siin on nüüd nagu väga palju variante, aga üldiselt on nii, et rännakuteraapiast on võimalik väga rasketest diagnoosidest välja tulla, kes seda päriselt tahab. Et näiteks rännakuteraapia ongi loodud Brandon Pacey poolt, kes lõi selle teraapia, kunagi kanaldas selle, sellepärast et tal oli väga suur vähkkasvaja tema kõhus ja ta sai sellest jagu tänu sellele, et ta kanaldas selle teraapia vormi ja ise tervendas ennast sellega. Nii et ei ole nagu sellist, et võimatust ei ole. On võimalikkus ja mil määral sinu jaoks kõik on võimalik, kuidas sina saad ennast tervendada, sõltubki siis sinu ja algallika omavahelisest kokkuleppest, et iga selline tasakaalutus alati teenib mingisugust eesmärki. Vahel on see mingi lihtsam protsess, teinekord on vaja sügavamale minna, aga igast olukorrast on tegelikult võimalik leida lahendus, kui on kas või terakenegi usku või vähekenegi lootust. Loodan, et sa said siit kaardi lugemisest abi. Ma tühistan, vabastan nüüd kõik need energiamustrid, mis sinuga ei ühti, et sa ei võta siit nüüd ühtegi hirmu endale kaardi lugemisest kaasa, anname kõik need vabaks. Ja võtame siit armastuse kutseraamatust ka ühe lõigukese, kallis 3. grupi kuule, loodan, et sa said siit endale midagi kasulikku. Tuleb meile lõik siis järgmine. Tuli, õhk, maa, vesi, kõik elemendid meis on tasakaalus ja me oleme tasakaalus ja harmoonias kogu loodusega. Aitäh, et me mõistame ja tunneme enda täiuslikkust just nii, nagu me oleme. Pühendame kõik oma teod ja tegude viljad armastusele. Tasakaalukat liikumist ja hinge joondumine olgu sinu jaoks lihtne ja kerge ja ma palun, et kallid tervendusinglid, armastuse inglid, algallikas, kõik, kes seda 3. gruppi tulid kuulama, et päriselt saada abi, et see päriselt abi saabuks läbi armastuse, kerguse, lihtsuse, rõõmu, hoituse, kantuse. Aitäh, et kallil kuulajal, vaatajal on alati olemas kõik ressursid, mida nad vajavad. Nii maised kui vaimsed ressursid, et enda tervendusteekonnale parimal moel kaasa aidata. Ja aitäh, kallid inglid, et te aitate luua püsiühenduse jumaliku algessentsiga, ka siis, kui see on tundunud, et on vähenenud või taandunud, et see taastamine oleks kõikide kõrgemaks hüvanguks ja kuulaja, vaataja. Isegi kui ta ei tea, mida ta tahab, isegi kui ta ei tea, mida ta soovib, et tuleks just see, mis on nii tema kui kõikide kõrgemaks hüvanguks ja kui kellelgi on päriselt soov terveneda, et sellel inimesel oleks õiged inimesed, õiged vahendid, piisavalt kõike, mida ta vajab, et see tervenemine saaks toimuda võimalikult kiirelt ja et need kohad, mis on tundunud võimatuna, algallikas, sina näed, et see on ju võimalik. Aitäh, et sa tood selle inimese elusse nägemise, et kõik on võimalik, et imed on võimalikud, et lahendused on võimalikud, et kõik saab minna alati veel palju paremini, kui me oleme lootnud või arvanud. Kõik lahenegu kõikide jaoks kõige kõrgemal moel, armastuse kantuses, hoituses ja nii on. Namaste, olge õnnistatud. Aitäh teile kuulamast, vaatamast ja soovin teile imelist tervenemist, kui see peaks vajalik olema. Ja hingega joonduses elamist nüüd ja alati. Õnnistused.